Aga nüüd aitab minu jutust ja anname siis sõna Alo Karule, palun. Aitäh. Tere vara hommikust siis kõigile, kelle jaoks lõuna, kelle jaoks hommik. Minu nimi siis Alo Karu, ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, erialane staaž üle 28 aasta. Ja täna on meil siin siis 2 inimest, kes on tegelenud Eesti rahvusliku standardi EVS 920/5 2024. aasta lõpus ilmunud versiooniga, aeg läheb nii kähku, ilmunud versiooniga, et see on juba teine parandatud versioon, mis siis on nüüd ilmunud üle-eelmise aasta lõpus. Nii palju siin Kalmeri nende koolituse reklaami või selle eelteadete osas, et siin tehakse teile ka päikesepaneelide ja turvavarustuse koolitust, et ka minul on olemas päikesepaneelidest ja nende paigaldustest ja eriti nende mõjudest katustel üks väga põhjalik koolitusprogramm. Lisaks sellele on olemas siis ka ekspluateeritavast kasutatavatest haljaskatustest selline üldine programm, kus siis näidatakse, millised võimalused selleks üldse on. Loomisel on 3 tükki sinna juurde, haljaskatuste, liiklusega koormatud alade ja jalgsi käitavate alade koolitusprogramm. Lisaks on siin nüüd alles ehitusmessil oli demoversioon ka lamekatuse sõlmedest asjadest, et kui me siin kas siin selles majas või mõnes teises kokku saame ja ütleme, nende vastu huvi on, siis saame neid ka teha. Aga tuleme siis tänase teema juurde. Standardi maht suurenes oluliselt, tegime ka uued värvilised joonised, mustvalgetel leiti seal ka mõningaid sellised näpukaid ja vigu ja need standardi joonised tegi meile siis Andrus Taliaru, kellest tuleb siin ilm ka juttu. Nii nagu Eestis on selle oskusteabe loomisega, ega inseneride ressurss on väga piiratud ja on väga piiratud eriti finantsressurss ja tegid seda sisuliselt kodanikualgatuse korras. Inimesed igapäevase töö kõrvalt, et see riigipoolne toetus oli äärmiselt napsin, vist oli 16 või 20 eurot lehekülje pealt, et naeruväärne sisuliselt. Ja kogu selle programmi vältel püüan tõestada ka seda Eestis väga levinud subjektiivset demagoogiat mingitest müütilistest eripärastest kliimaoludest, mis justkui peaksid meile Soomes või Põhjamaades valitsema, kus siis peaksid kehtima teistsugused füüsikaseadused ja kindlasti tuleb siin üllatusi veelgi. Meie oskusteabe piirdetarindite alal pärineb põhiliselt Soome ehitusnormidest, rakendusjuhistest, juhendkaartidest. Kahjuks on need Soome enda turu kesksed ja oma tootjate kesksed, pakuvad oluliselt vähem võimalusi ja lahendusi kui Kesk-Euroopa oluliselt täiuslikum inseneeria. Ja seetõttu on kahjuks see nii meie kui nende inseneeria Euroopast kõvasti maha jäänud ja ka stagneerunud. Kui nüüd võrrelda Eesti ja Soome katuse ehitust, jääme me nendele kahjuks ikkagi maha. Me kasutame oluliselt madalama kvaliteediga materjale põhiosas kui soomlased, väga palju idablokis toodetud 3-4 meetrised EPS-plaate näiteks. Kesk-Euroopas ja ka Soomes EPS-plaadi maksimaalne mõõt on 1000 korda 1250 millimeetrit. Idablokis toodetud mineraalvillasid oluliselt madalama survetugevusega kui Kesk-Euroopas. Samuti siis need TL2-klassi hüdroisolatsiooni, bituumen hüdroisolatsiooni materjalid, neid on seinast seina, neid, mida kasutavad soomlased, enda turul on oluliselt kõrgema kvaliteediga kui need 3,5–4,5 eurost ruutmeeter, mida meie siin kasutame. Loomulikult kasutame me ka väga palju madalama kvaliteediga ja väga töökindluse ja kestvusega tarvikuid, igasugused idaturule toodetud lehterid ja läbiviike, improviseerimist hästi palju, kus kasutatakse arenenud maailmas igasuguseid vastavaid tarvikuid. Seoses nüüd selle sama standardiga, mis 2014 esimest korda ilmus, oli 2014, aprill, läks ikkagi see katuse kvaliteet mingil määral paremaks ja eriti nüüd see meie töö käekiri, et tänu sellele Eesti katuse- ja fassaadimeistrite koolitusele selle eestvedajaks siis hea kolleeg Marko Ponder, kes on siis ka selle liidu esimees, on siis hästi palju teinud nüüd tööliste koolitusi
ja juba enne torkas meie profifirmade hea käekiri silma, siis nüüd on ta veel paremaks läinud. Et nende kutsetunnistuste saajate hulgas on siis eriti palju silma torganud OÜ Evari, kellel on vist kõik mehed nüüd koolitatud. Ja selline esteetiline välimus on meil katustel päris ilus, kusjuures Kesk-Euroopas ja Soomes ta nii hea välja ei näegi. Ainukene asi, et jah, nende katused kestavad oluliselt kauem, kuna seal on kvaliteetsemad materjalid. Lamekatus, nii nagu ka kaldkatus, on üsna subjektiivne mõiste, neid katuse variante on tohutult, et siin on saksa inseneeriast võetud välja. Lühtan selle pliiatsiga sisse, siis peaksite paremini nägema. Et lamekatus on siin antud, ei lähe eetrisse. Aga kuidas läheb? Üldse ei lähe? Kuidas ma näitan siis? Läks jah? On. Väga. Lamekatus on siin näidatud ainult kõige lihtlabasem ühepoolse, siin ei olegi näidatud, kuhu poole tal kalle on, ilma parapetita, ilma millegita. Lamekatused on tegelikult tohutult palju erinevaid variante, aga nagu näete, on siin erinevaid variante ka kaldkatuseid, igasugused võimalusi ja neid pole kaugeltki siin veel kõiki. Neid saab siin igatepidi kombineerida, neid hooneid saab liita, nii et nii fassaadid kui katusetarindid, mis näivad olevat üsna lihtsad, on tegelikult üsna keerukad süsteemid, eriti nende liited. Et ka siin nendes materjalides olen ma kasutanud mõningad heade kolleegide Marko Pondri ja Urmas Tanili loodud koolitusprogrammidest mõningaid slaide. Ja siis koostöös Andrus Taliaruga on tehtud sellele joonised. Andrus Taliaru on siis Anmeri OÜ. Ja on kasutatud ka palju väga hea kolleegi Alar Biirfeldi ajakirjas Ehitaja, selle veebiväljaandes Ehitusuudiseid, siin 2021 kuni 2024 avaldatud artikleid lamekatuste ehitusfüüsikalistest aspektidest, aga seal on ka väikemaja energiabilansist, ka isegi sillutistest, siis on seal veel ka seinatarindite niiskustehnikast ja asjadest, nii et soovitan seda, kellel käib Ehitaja ajakiri, Alar Biirfeldi neid artikleid lugeda, ta materdab seal ka üsna palju neid meil üldlevinud dogmasid. Et nagu mainitud, joonised on tehtud siis Anmeri OÜ poolt, kes on siis piirdetarindile üks väga väheseid Eestis piirdetarinditele orienteeritud projektbüroosid, kes on siis ka Andrus Taliaru meie liidu liige. Et siin on tehtud ka mõningad täiendavad joonised ja neid, kuna mul programm kogu aeg muutub, siis tuleb juurde veel neid meie tehnik Veronika Postniakova, kes on siis ukrainlana olude sunnil siis Eestis elab praegu, teeb meiega siin tõsist koostööd. Pean tänama ka, et selliseid koolitusprogramme üleüldse teha, olen saanud käia väga palju messidel, tehastes, siin ütleme Oslost Madridini, Moskvast Põhja-Norrani välja, või nendele Oslo messideni välja, olen saanud sealt hästi palju oskusteabet, kõige rohkem muidugi Saksamaa messidelt. Saksamaal soovitan käia nii üldisel ehitusmessil Bau, millest ise olen vast 4-5 korda vaatamas käinud, aga kõige parem mess on, keda huvitavad katused ja piirdetarindid, on Dach und Holz. See käib iga 2 aasta tagant, järgmine aasta on ta nüüd Kölnis, et teine kord on ta siis Stuttgartis. Sealt te näete, et missugune, kui tõsine on Kesk-Euroopa selles valdkonnas. Et seal on tohutult palju võimalusi ja lahendusi, mida siin ja ka Soomes näha ei ole. Et nii nagu üks Soome pikaajaliselt töötanud insener mulle kunagi väga tabavalt ütles, et see on teine maailm. Ja me seda teist maailma üritame nüüd ka meie oma standardisse siia sisse tuua ja ka siis oma töödesse. Aga tuleme siis teema juurde. Muudatused võrreldes eelmisega, et see meeskond oli ka nüüd natuke suurem, oli kaasatud ka akadeemilistest ringkondadest inimesi. Ja siis on eelmise versiooniga võrreldes sisu on süstematiseeritud, täpsustatud, lisatud on ka termineid. Terminoloogiaga on muidugi olukord ei ole kuigi hea, meil ei ole siiski ühist piirdetarindite terminoloogiat, see on alles loomises, sellest teeme ka natukese aja pärast juttu. Et täiendatud ja lisatud on siis 10 joonist, teisi jooniseid on täiendatud, lisatud on täiesti uued peatükid kummirullmaterjalid, tegelikult on nad, see on jälle üks selline terminoloogiline küsimus, et ega meil ei ole kummirullmaterjal, rull on pakendamise vorm, et nii plast kui bituumen kui kummimaterjalid on tegelikult siis nagu Saksa ja Kesk-Euroopa insenerides kummibituumen või plastpaanid.
Vedelplast on siis tegelikult vedelplast hüdroisolatsiooni tooted, pindpaigaldised, eelkõige on see mõjutatud siis päikesepaneelide üha aktiivsemast kasutamisest katustel. Täpsustatud on nüüd ka tuulutuse mõiste, millega ma ise täiesti nõus olla ei saa, aga sellest räägime siis ka edaspidi. Ja standardi ülesehitus on muudetud oluliselt loogilisemaks. Toodud on sisse selline tööiga, pikk tööiga, normaalne, keskmine, lühike, et nüüd kortermajadele, büroohoonetele, ühiskondlikele hoonetele ei tohiks alla 50-aastase pikkusega piirdetarindeid projekteerida ega ehitada. Väikestele nendele suurtele kaubanduskeskustele, mis on pidevas muutumises, pole mingit mõtet 100 aasta pikkuseid piirdetarindeid teha. Neid ei pruugi enam samasugusel kujul 10-20 aasta pärast olla või üleüldse mitte olla, et seal ei ole mõtet muidugi taotleda nii pikka. Siin on antud siis ka millised hooned või võiksid siis olla mingisuguse kestvusega, igasugused hallid, soojakud, telkhooned, moodulhooned, siin juba keskmise või lühikese selle kestvusega. Keskmine kestvus, see peaks olema siis tööstus- ja parkimismajad, midagi sellist, tööstushooned. Eluhooned peaks olema ikkagi 50-aastase kestvusega. Meil kahjuks on nii, et sageli 5-10 aastat vanad piirdetarindid vajavad juba kapitaalset remonti, mitte küll mahavõtmist, aga sõlmlahendused tahavad väga tõsiseid uuendamisi, rääkimata juba 15-20 aasta pärast. Et arvatakse, et lamekatus ei kesta, et selline nõukogudeaegne väärarusaam, et tegelikult on lamekatuse tarindi ehitamiseks materjale, mis kestavad 50-70, võib-olla isegi enam aastat. 5-50 aastase vanuseid katusetarindeid on Euroopas täiesti olemas. Loomulikult mitte nende materjalidega tehtud, mis siin meil Ida-Euroopas kasutatakse. Meil kasutatakse selliseid materjale alla 5% objektidest tõenäoliselt. Nagu mainitud, puudub meil ühene terminoloogia ja nüüd kolleeg Alar Piirfeld on mind siin piltlikult öeldes väga korralikult nende terminitega peedistanud ja ütleme üldiselt väikeriigis, kus on piiratud inseneriressurss, ei ole mõtet hakata iseenda terminoloogiat looma, lihtsam oleks Kesk-Euroopa inseneeria ära tõlkida ja sealt võtta üle. Et igasugustest keelelistest korrektuuride asjadega ja keelest keelde tõlkimisega või siin ise loomisega võidakse asjad ajada oluliselt keerulisemaks. Ja liiga vähe on ka valdkonnas orienteeruvaid, eriti terminoloogias orienteeruvaid insenere. Tegelikult peaks siis terminoloogia tegelema akadeemilised ringkonnad koos erialaliitudega või siis võtma siis kuskilt need üle. Et meie terminoloogia on mõjutatud väga tugevalt Soome eriala terminoloogiast, jällegi omaturu keskne ja kipub erinema Kesk-Euroopa inseneeriast. Et Soome inseneerias on väga palju orienteerumist kohalikele tootjatele, seda toetavad ka riiklikud struktuurid ja ka teadusasutused, et seda on kõige võimalik ühe süsteemina luua. Et kui Kesk-Euroopas midagi sellist teha, nii omaturu keskset asja, siis teine konkureeriv instituut võib su maatasa teha. Et seetõttu Soomes kasutataksegi mõningaid terminoloogiaid sellised, mida mitte kusagil ei ole. Me varsti toome ka selliseid näiteid. Kesk-Euroopas, miks ma seda Kesk-Euroopa inseneeriat kogu aeg rõhutan, sellega on tegeletud kaldkatuse omadega võib-olla aastasadu juba, räägitakse isegi, et enam kui 500 aastat. Lamekatuse sellise terminoloogia ja inseneeria loomisega, Bitummenbahnen tehnische Regeln, ABC ilmus Saksamaal esimesena vist 52 või 54, Soome esimene rill oli 76 ja loomulikult mahud on ka hoopis teised ja Saksamaal on seda eriala inseneeriat ja õpikuid tohutult palju lihtsalt rohkem. Miks seda Kesk-Euroopa inseneeria meil ei ole levinud, et sama probleem nagu minul, et nicht verstehen, et see on põhiliselt enamuses saksakeelne, saksa keele oskajaid, siin meil Katuseliidus võib-olla Peeter Kärp, Alar Piirfeld, keda sinnast kõik teavad, aga ega neid väga palju ei ole ja teda inglise keelt on suhteliselt vähe tõlgitud, selle pärast teda eriti ei valda. Toome mõned näited terminitest, näiteks kuidas see võiks nimetada katusetarindit, et kogu see vahvel on siis katusetarind, mis on siis kandetarind pluss kattetarind.
kattetarindit võib siis nimetada ka isolatsioonitarindiks, aga see peaks nüüd ühtlustama niimoodi, et kõik saaksid aru üheselt, millest me räägime. Hooned, millega nüüd jälle Alar on mind kõvasti peedistanud, et ei ole hoone, vaid hoonekarp. Vedelplast, kui me anname sõna vedelplast, lihtsalt võib see tähendada nii vedelplast parandusmastiksid kui kattevõõpa, mis kumbki ei ole TIN 18531 järgi hüdroisolatsiooni tooted. TIN 18530 seeria 531-35 on Kesk-Euroopa hüdroisoleerimise tinnid, 531 on tavapärased katusetarindid ja kasutatavad N1 klass ehk siis kergliiklusega kasutatavad tarindid. 32 on autoliiklusega klass N2, N3, 33 on maa-alused konstruktsioonid, 34 peaks olema siseruumid ja 35 basseinruumid või oli see nüüd viimased 2 vastupidi, kahjuks peast ei mäleta. Et jällegi vedelplastile korrektne oleks nimetada vedelplast hüdroisolatsiooni toode ja kui ta vastab TIN hüdroisolatsiooni toode, peabki vastama siis TIN 18531 normidele. Nüüd aga proovige kõiki neid sõnu ja asju jällegi ekspertiisides või kuskil välja kirjutada, tohutult pikaks läheb, et väga selles on selle terminoloogiaga, aga meil on, ka isiklikult on mul sellega veel probleeme. Näiteks kirjutame me projektidesse või mingisugustesse dokumentidesse, ekspertiisidesse aurutõke. Tegelikult oleks korrektne kirjutada aurutõkke kiht, me räägime kihist. Soojustus, mida me kirjutame nii-öelda rahvakeeles, on tegelikult soojusisolatsiooni kiht. Kalle oleks kaldekiht, hüdroisolatsioon oleks hüdroisolatsiooni kiht. Väga palju kasutatakse meil sellist ülimalt eksitavat terminit SPS, me omavahelises suhtluses võime seda ju nimetada. Tegelikult on SPS bituumeni üks modifikaatoreid, mis annab talle mingid teatavad omalused, see ei ole hüdroisolatsioon. Ja siin 2 kihti SPS-i või SPS hüdroisolatsioon, et sellised termineid kohtab meil sageli. Nüüd kasutasin kunagi sellist terminit nagu MPK, modifitseeritud bituumenkate. Tegelikult oleks see võib-olla isegi olnud parem termin, aga siis hakkasid kolleegid siin natuke torkima, et kuna ma nimetasin teda bituumenrullmaterjaliks, siis tuli sõna MBR. Aga MBR on jälle see eksitav asi, et rull on pakendamise vorm. Nii et ei oskagi öelda, kõige parem oleks muidugi Kesk-Euroopa bituumenpaan või siis plastmaterjalipaan. Siin ongi nüüd see Kesk-Euroopa lühend. Me oleme jäänud praegu selle MBR lühendi juurde, MPP ei ole jälle nii suupärane, proovige nüüd luua siis terminoloogiat. Saksakeelses inseneerias bituumenpaanidega katustel kasutatakse siis hüdroisolatsiooni ülemine kiht, pealiskiht, hüdroisolatsiooni alumine kiht, sellised terminoloogiat. Ilmselt tuleks hakata meil neid ka siis üle võtma. Aga tuleme nüüd huvitavamate teemade juurde. Jällegi meie standard EVS 925. Seal on siis antud natukene täpsustatud ka puittarindeid ja plekk-alustarindid, betoontarindid on jäänud enamuses samaks. Et puitalustarind, kui ta on või kandetarind või hüdroisolatsiooni alus, peab olema alati altpoolt välisõhuga tuulutatav. Tuulutuse mõistest hakkame rääkima natuke pärastpoole. Et kuna puitalused on tuleohtlikud, siis nõuab standard ka, et võetakse kasutusele abinõud nende süttimise vältimiseks, et kuna meil tehakse väga palju tuletöid, paigaldatakse hüdroisolatsiooni materjale tulega, et siis on see ka kõik loomulikult oma kohal. Ehitusplaatide kasutamine, ütleme niiskuskindel vineer, väga hallitustundlik, eriti lehtpuuvineer, aga kokaspuuvineer samamoodi OSB plaat, et kõige parem oleks muidugi kasutada kas niinimetatud veekindlat vineeri, mis tegelikult ei ole veekindel ja mis välioludesse ei sobi, või siis veel parem tsementplaate. Aga siin on antud ka siis see, et kui me tahame mingisuguseid konstruktsioone lamekatusel, kas siis ehitada hüdroisolatsiooni alust või sõlmi, siis vähemalt 15 mm paksune peab olema see OSB plaat või vineer. Kandva profiil pleki peal, muide unustasin ära, et kui on mehaaniline kinnitus, siis näiteks Rootsi inseneeria soovitab mitte kasutada alla 18 mm paksuseid
plaate, et kui on ainult mehaaniline kinnitamine, vastasel korral võivad kruvi tõmmata lihtsalt läbi selle plaadi välja. Et olen näinud siin veekindla vineeriga tehtud parapeti, kus oli lihtsalt hästi õhukene vineer, oli siis isegi SFS-i kruvidega kõik kinni pandud, ilmselt oli siis ka väike tihedus liiga, aga oli tõmmanud vineeri koos parapeti kattega tuulte mõjul välja. Sama lugu on kandvatel trapetsprofiilplekkidel, nende minimaalne paksus peaks siis olema 0,63 mm, see on nüüd erinevate riikide inseneerias ka erinev, mõni nõuab 0,7, mõni 0,88 ja paljudel on ka, või Kesk-Euroopa inseneerias on seal pandud ka siis vastavad märkused, millele sõltuvalt seal pleki paksustist määratakse. Aga just kinnituskruvide lahtikeerdumise vältimiseks peaks ta olema siis vähemalt 0,63 mm, alla selle paksuseid ei soovita kasutada. Nüüd üks selline intrigeeriv teema, mis Eestis on üle võlli tähtsustatud, tulevad sisse sellise teema nagu lombid katustel ja siis lamekatuse kalle. Et lamekatused on väga madala kaldega, et Kesk-Euroopa inseneeria nüüd ka meie oma võimaldab ehitada teatavatel tingimustel neid isegi nullkaldega, aga siin põhiline kalle siin Soome ja meie inseneerias on siiski olnud siis põhiline katuse kalle 1,40 suhtarvuna, jällegi erinevates riikides antakse erinevalt, see on siis 25 mm 1 meetri peale. Kesk-Euroopas antakse seda kraadides, mõnes kohas antakse seda protsentides. Kusjuures nüüdses viimases standardi versioonis oleme võtnud Saksa inseneeriast üle, lubatud on kõrvale kalle kuni 5 mm meetri kohta. Kuna meil on siin sellised kurikuulsaid järelevalveid, kes käivad meetrise loodiga mööda katust ringi ja alati leiad mõne koha, kus see kalle ei ole siis projekteeritule vastav, on seal mingi väike kõrvale kalle ja siis hüpatakse jala peale, et lible tegi, et nüüd on maru katastroof, et nüüd tuleb katus ümber teha, tegelikult ei ole see asi nii hull. Ja igasugused veelombid lamekatustel on Eesti inseneeriast tohutult ületähtsustatud. Tuleb arvestada ka sellel, et ka projekteerimisel, et me võime need kalded 1,40 teha, aga meil on ka alustarindite läbipaine, et see võib muuta katuse tarindi kallet. Lisaks sellele näiteks võrreldes Kesk-Euroopaga kasutame me, ka Soome inseneeria kasutab oluliselt väiksema koormust taluvusega soojusisolatsiooni materjale, sellest tuleb meil siin ka varsti juttu, et juba sellest võivad tekkida igasugused loigud katusele. Ja siin on siis antud ka tabel, millel siis peavad millised katuse kalded peavad olema, see on meil siis sees ja varsti tuleb teile ka siin näha. Nüüd on see intrigeeriv lompide teema, mis on üle igasuguse võlli meil tähtsustatud, et see on selline silmnähtav asi, mida saab siis nii tellija, arendaja, peatöövõtja, loomulikult järelevalve, väga paljud ehituse eksperdid pööravad sellele tohutut tähelepanu ja teevad sääsest elevante. Et kui mina näen ekspertiisi, mis on pühendanud lompidena ja räägitud nüüd, et katus ei kõlba kuskile, kuna selle katuse peale loigud, siis sellise ekspertiisi võib üle laua tagasi visata. See ekspert ei ole asjatundja. Et kuni 15 mm sügavusi lompe lubab nii Eesti, Soome kui ka Kesk-Euroopa inseneeria, nagu räägitud, Kesk-Euroopas on lubatud ka pluss 5 mm nüüd ka meil. Veelompide jääksügavuse mõõtmine mitte varem kui 2 tundi peale vihma. Et arvestage, et eriti bituumenrullmaterjaliga kaetud katustel ja katuse tarinditel on siis hüdroisolatsiooni kihi, pealmise kihi ja alumise kihi paksus 3-4 mm, pealmine kiht seal 4-6 mm, võib isegi 7 mm olla juba sinna taha jääb mingisugune vesi pidama. Lompide jääksügavust ei mõõdeta ajal, kui katuse neelutes on lund, jääd või muud, mis häirib sademevee äravoolu, see ei ole lihtsalt, sinna taha paratamatult kogunevad lombid. Ja kui katus on korralikult hooldatud, on nende lompide mõju tühine isegi katuse tarindi kestvusele. Nende lombi kohtades kipub kogunema mustust aastaga, kui te selle ära puhastate, siis ei juhtu nendega mitte midagi. Et isiklikult võin öelda, et oma kuulsusrikka 28-aastase karjääri jooksul ei ole ma näinud mitte ühtegi katust ega teinud sellist katuse ekspertiisi, kus läbijooksud või mingid muud probleemid oleksid põhjustatud lompidest. Lompid hakkavad, et arvestage, et eriti bituumenrullmaterjalid või paanid on meil 2-kihilised,
kui kuskil isegi väike auk sees on või mingi liide läbi laseb, üldiselt läheb vesi kihtide vahele. Plast- ja kummipaanidel muidugi läheb kõik otse alla. Jällegi meie kasutame põhiliselt niiskustundlikku mineraalvilla, Kesk-Euroopa rohkem plaste, kus on see ka siis vähem oluline. Nüüd katusekalded. Veel üks asi vahele öeldes, vaadake nüüd lumerohketel talvedel või kas ma ei mäleta, mitu talve see aasta oli, 3 või 4 kipub ka tulema praegu. Et vaadake nendel lumerohketel talvedel lumekoormusi, siin ma näitan varsti ka pilte sellest, et lume- ja jääkoormused mõjutavad katusetarindit, eriti nende nõrkade väikese koormustaluvusega soojustusmaterjaliga katusetarindid oluliselt rohkem kui mingisugused tühised lombid. Kohe näeme ka pilte. Aga katusekalded lamekatus hakkab siis tinglikult kaldest 1/10 ehk siis 10 sentimeetrit meetri peale, kuni 1/40 on tavapärased lamekatusetarindid. Meil projekteeritakse sageli 1/60, 1/80 kaldega katusetarindeid ja siis imestatakse, et tekivad lombid peale. 1/60, 1/80 oleks siis kergliiklusega või autoliiklusega ka koormatud katusetarindid, siis kasutatavad katused, haljastusega katusetarindid, terrassid, nende kohta tuleks luua ka omad mingisugused standardid või võtta veel parem Kesk-Euroopa omad üle, et see valdkond on meil väga lapse kingades. 100, see võiks siis olla autoliiklusega koormatud või raskema autoliiklusega koormatud katusetarindid. Selline olukord peale vihma või mõni tund peale vihma on täiesti normaalne. Meil oskavad osad ehituseksperdid tekitada sellest tohutu paanika ja tunnistavad sellised katused kõlbmatuks. Selline katus kestab nii kaua, kuni kestab hüdroisolatsioon ilma mingisuguste probleemideta. Loomulikult tahab hooldust, kui te lasete siia mustusel tekkida ja siin hakkab taimestik vohama, samblad, pärast juba lilled või need rohtaimed, puud, et loomulikult kasvab ta lõpuks hüdroisolatsiooni kihist läbi. Aga see näitab, et ei ole hooldust, et katust peaks hooldama 2 korda aastas. Ja arenenud riikides, võtame kas või vaadake Soomet või Kesk-Euroopat, seal on palju selliseid katuse hooldusega tegelevaid ettevõtteid, näiteks ka Icopalil on kohe katuhooldu autod, mis käivad siis iga-aastaselt 2 korda aastas tegema katusetarindi hooldust. Loomulikult, kui mingid vead avastatakse, lapitakse ka ära. Et ka meil siin katuseettevõtted, näiteks katusefirma, minu teada ka Evari, annavad pikema garantii, kui sõlmitakse nendega katuse hooldusleping. Katusefirmal on ka minu teada hoolduse remondibrigaadid olemas. Võrdleme nüüd neid tühiseid lampe sellise olukorraga. 2000 räägitakse kliima soojenemisest, siin hirmsasti tuletage meelde 2010-11 talve, tohutud lumekoormused, ega siin on ka mõned aastad tagasi olnud väga suured lumed. Novembrikuus tuli 0,5 meetrit lund maha, detsembris 2,5 meetrit ja minu teada ei käinud temperatuur kordagi läbi 0, esimest korda oli 0 kraadi või plusskraadid aprillis alles. Ja see lumi vajub kogu aeg, järjest rohkem imab niiskust ja vajub järjest rohkem kokku, muutub lumemassiiviks. Parempoolsel pildil on tehtud kuskil 15. aprilli paiku ühes Tartu katusel. Kujutage nüüd ette, kuivõrd tühised on veelombid selle kõrval. Siin seesama Tartus olev katus, mees ronib siit sellest 15. aprilli paiku sellisest lumekoormusest üle. Siit läheb uksest vabalt 2-meetrine mees, enam kui 2-meetrine mees, vabalt läbi liftisahti uks. Nüüd läheb sisse nagu tanki. Seda ärge kodus järgi tehke, katuse hooldusega sügisel järgneb tavaliselt ootamatult talv, et jäime natukene hiljaks, see maja on küll tohutute puude, et räägitakse, et rohelust on linnades vähe, see majale on nii palju puid ümber istutatud nagu metsa sees ja need lehed ja kõik on küll prahisõelad ka peal veel, topeltsõelad lehtritel ikkagi võttis umbe ja selline jäämassiiv. Nagu näete, mitte midagi ei ole juhtunud sellega, siin tõsi on küll Rootsi materjalid, mataki materjalid peal, see katus peaks kestma 50 aastat ja enam, aga siin võib igasugustele tarvikutele ja asjadele mõjuda negatiivselt. Siin oli äravoolu lehtri sõel on enam kui 10 sentimeetrit kõrge ja siin on veel jääkiht peal, nii et kujutage ette, milline jäämass siin oli. Et ärge hooldage katust, ärge niimoodi järgi tehke, aga nagu näete,
korralikult tehtud katus, no see on muidugi ka Eestis eliitklassi katus, et selline pidas sellele vastu. Küsin võib-olla vahele, et äkki sa räägid, et mis see selline mõistlik hooldus on 2 korda aastas teha, et mida seal katusel teha tuleks siis? Väga hea küsimus. Kevadel on lihtne, lumi ära sulab, tulevad enam normaalsed ilmad, teete ära, aga võt sügisel, kui sul ei ole puid ja neid lehtpuid ja okaspuid väga palju ümber, et siis on lihtne, siis teed ka kuskil, oktoobris enne lumetulekuid ja enne jäätulekuid peaks ära tegema. Aga kui nüüd tuleb passida seda, et tahad ikkagi, et need puulehed kõik maha tulevad, siis võib ootamatult talv tulla ja selline olukord tekkida. Et see on alati väga peen teema ja kõik tahavad seda viimasel hetkel saada. Et lihtsalt nagu kõhutunde järgi saate enam-vähem võtta ainult seda viimast, et tavaliselt oktoobris, aga mõnikord võid ka jõuluteel teha, ei olegi, jaanuaris tuleb esimene lumi alles. Ühesõnaga lehesodi ära koristada. Jah, see on see kõige suurem ummistaja. Igasugune sammal, lehesodi, siin kevadine aeg, ka televiisoris soovitas neid linnupesad, et enne seda pesit, et kui lind teeb pesa, et siis kohe ära koristada, aga seda võib ka mitu korda vaja minna. Et see on üsna individuaalne, et Kesk-Euroopas on isegi katusel kaamerad varustatud niimoodi, et katusel ei tohi isegi omanik ise minna. Ma olen tahtnud, et pildistada mingeid vanemaid Euroopa katused, see on niivõrd keeruline, et ma ei saa sulle seda organiseerida. Ja võib minna ainult see, kes teeb hooldust-aldust ja see siis vaatab, kuidas selle asjad on. Seal on muidugi ka palju neid ülevoolussüsteeme ja neid anduritega äravoolulehtrid, et kui mingisugused äravooluhäired on, siis need löövad kohe alarmi ja hooldaja läheb katusele. Meil muidugi on veel sellele tuglist arenguruumi. Nüüd, et karu ja mingisugust jama nende lompide kohta siin oma suure kõhutunde järgi ainult, et niisuguste asjade peale tehakse ka katseid. Et siin näete Antwerpenis, Belgias, Aiko tehase hoovil 99. aastast peale on tehtud veelompide katsed, veelompide mõjusid uuritud. Mõjud on praktiliselt olematud, siin on iga-aastaselt siis tehakse mõni tükikene juurde ja teadlikult jäetakse sinna siis lombid peale, kirjutatakse, ma ei tea, mis värv see on, mis nii hästi püsib. Et siin 26 aastat juba peal, siin antud hetkel küll 22 või 3 peal püsinud, aga nagu näete, nende lompidega ei juhtu midagi, et seisis ilma lompideta, seisab ka lompidega. Sellistest olukordadest on meie ehitusjärelevalved osanud teha sääsest elevante. Et nüüd tuleb need lombid likvideerida. Kui te hakkate neid lompe välja ajama, tekitate te pigem kahju, laote kihte sinna üksteise otsa või veel hullem lähete kaldeid parandama hüdroisolatsioonikihi all, lõikate selle hüdroisolatsioonikihi katki, teete liite kohti sinna juurde, et see teeb asja ainult hullemaks. Et kui lomp on mingisugune 5-10 sentimeetrit, siis kindlasti tuleks midagi juba ette võtta, aga selleks on ka lahendused. Kesk-Euroopas on näiteks võimalik tellida vastavalt kaldsed materjalid ja paigaldada sinna siis peale. Ja kõrval, mis järelevalvet üldse ei morjendanud, oli selline olukord. Läbi hüdroisolatsiooni tehtud igasugused paigaldised, elektrimehed armastavad neid hirmsasti teha, igasugused kruvid vedelevad katusel, praht, igasugune kola vedeleb katusel, sellest pole probleemi, aga et katuse peal on väiksed lombid, sellest oli probleem. See näitab muidugi jällegi mehe asjatundlikkust või asjatundmatust. Nüüd jällegi, millest luuakse kaldad? Kesk-Euroopas tehakse see üldiselt soojustusmaterjalist ja kõiki soojustusmaterjalid, mida meil kasutatakse katustes, toodetakse minu teada ka kaldsena. Et nii kaldset mineraalvilla on olemas, kaldset tepsi, kaldset pirri, kaldset vahtklaasi. XPS-i kohta täpselt ei tea, aga tõenäoliselt võib seda ka saada. On veel lisaks igasuguseid muid materjale siin, näiteks klaasgranulaat, aga sakslane ütles selle kohta, et see on kallis. Kui sakslane ütleb, et on kallis, siis meil tõenäoliselt tuleb seda pakkumist istudes lugeda, tutab õhku ahmima. Märgatest materjalidest nagu meil, sidumata graanulmaterjalist nagu kergkruusast, Kesk-Euroopas ei tee keegi sellist jama, et viib sidumata graanulmaterjali ja veel märga niiskustundliku mineraalvillaga kokku, nagu meil siin Soome inseneeria järgi tehti vanasti. Palju kaldet tehakse ka tänase päevani, et keegi ei vii kergkruusa katuse sisse.
üldjuhul tehakse kõik soojustusmaterjalidest, ei olegi muid variante väga näinud kui ka spetsmaterjalid, on spetskallete jaoks, ütleme nagu seesama klaasgranulaat, aga neid materjale on veel, või siis tehakse pirnplaadid on hästi levinud, et Kesk-Euroopas soojas isolatsioonid katustel on põhiliselt vahtplastidest enam kui 80%. Villakatuseid tehakse suhteliselt vähe. Eriti aktuaalne on see praegu, kus siis paigaldatakse päikesepaneele peale. Et ka Eesti Katusevassaadimeistrite Liit on seisukohal, et lamekatuse tarindi kaldekihi loomiseks ei ole soovitatav kasutada kergkruusa. Et olen näinud täiesti läbi vettinud mineraalvilla ja kergkruusa katuse sees, et kergkruusa saab ka kuivalt, aga pead tehasest otse ahjust tooma objekti peale, aga seda auto täitme ei pane ühe päevaga sinna paika ja hüdroisolatsioonikihi alla. Muidugi tehakse ka täis kergkruussoojustusega katuseid või siis vahtplast all, kergkruus peal, üsna lollikindel materjal, päris kõvasti võib vihma sadada ja vihma sisse võtta, enne kui tilkuma hakkab. Et muidugi tuleb tal kergkruusale siis mingi kattekiht peale panna ja selleks ei tohiks olla mineraalvill, vaid siis kas kergkruusplaadid või siis betoonikiht peale. Betoonikiht on jälle see, et märgade materjalide viimine kahe suure aurutihedusega materjali aurutõkkekiht ja hüdroisolatsioonikiht vahele, et Kesk-Euroopas selliseid asju välditakse. Kui tahetakse teha suurema koormustaluvusega katuse tarindeid, pannakse näiteks vastavad sementplaadid nagu põrandale peale. Muidugi autoliiklusega koormatud aladele on olemas nii XPS kui ka vahtklaas. Aga kallete juurde tagasi tulles, et kaldu lõigatud soojustusmaterjalid, siin on nüüd Kesk-Euroopa inseneeriast või kuskilt nende materjalitootjate pilte võetud välja, mida kõike saab siis teha. Et saab tellida neid kaldekomplekte, öeldakse, et meil ei saa ja Soomes pidi ka raskus olema, tegelikult ei ole. Kesk-Euroopa on täis neid, kõik pirritootjad, kõik villatootjad, epsitootjad, kõigil nad olemas. Meil tavaliselt tehakse ühepoolse kaldega epsi ja tehakse neelukaldeid epsist, aga ka Soome laos on olemas neid pirrkomplektide osasid ja ainus asi on see, et sa pead tegema vastavate programmidega spetsiaalse arvutuse ja kuna see tootjad hoiavad seda endale, nad tahavad ikkagi oma tooteid müües, nad ei ole väga varmad neid tegema, et muidu lasete nendel selle kaldekomplekti arvutuse ära teha, see programm pidi maksma või see arvutus pidi maksma siin 2-4 tuhat ja siis ostate kõige odavama, kus te saate kõige odavama pirri kätte, lasete seal ära teha, et sellepärast nad ainult tootekeskselt neid teevad. Aga jah, kaldu lõigatud soojustusmaterjale on võimalik kasutada. Et Kesk-Euroopas tuntakse ka null kaldega katusetarindi lahendusi, aga eelduseks on see, et peavad olema väga kõrge kvaliteediga hüdroisolatsioonimaterjalid, kas siis bituumenpaanid plastrullmaterjalidest või plastmaterjalidest PIB, polüisobuteen, mida meil praktiliselt ei tunta, Euroopast või maailmast toodab ainult 4 tehast, EPDM või muu kummimaterjal, mis kestab 70, 60, 70 aastat pluss, mis on katseliselt tõestatud. Et me siin nüüd standardis on sees nullkaldega neelud teatavates tingimustes. Et jah, ma kipun siin slaididest ette rääkima, et graanulmaterjale üldiselt ei kasutata arenenud Euroopas, aga ka Eestis on võimalik kõiki neid plaate tellida. No näiteks Rekitsel, minu teada ka Aiko peaks saama neid kaldseid plaate kätte. Nüüd üks jälle selline teema, millega on siin tõsisemaid asju, et aurutõkkekiht, et selle nüüd loid meil teadusringkonnad selle ja siin on erinevaid arvutusmetoodikaid, kuidas seda aurutõkkekihi piisavat aurutakistust saavutada, et kõige lihtsam on kasutada modelleerimisprogramme ja te saate piisavalt infot, et saate endale suure korraliku aurutakistusega aurud ja õhutõkkekihi. Et siin teadusringkonnad kipuvad seda asja natuke keeruliseks ajama või päris keeruliseks, et sisuliselt käib sellest üle vaid doktorikraadiga inimene, et tegelikult on Kesk-Euroopas olemas vastavad arvutusprogrammid, millega saab täiesti vabalt arvutada vajaliku ST-väärtusega aurutõkkekihi. Nüüd jällegi erinevus Soome inseneeriast Kesk-Euroopa inseneeriaga, see on ka hüdroisolatsioonide
koha pealt. Soomes on omad lahendused, MPH, PH, mis nad seal on, kõik need aurutõkkekihid, et sellist klassifikatsiooni ja sellist aurutõkke valikut käsitleb ainult maailmas Soome inseneeria, kuskilt mujalt seda ei tule. Samamoodi nagu need hüdroisolatsioonid, TL1, 2, 3, seda käsitleb ainult Soome inseneeria ja väga vähesed riigid toodavad selle järgi. Neist minu teada Kesk-Euroopas ainult üks kontsern toodab TL2, TL1 klassile vastavaid hüdroisolatsiooni materjale. Kui me kasutame ainult Soome inseneeriat, lõikame me kogu ülejäänud maailmast ennast ära, nii nagu soomlasedki. Et meil lihtsalt võib öelda, et ei vasta nendele, tegelikult võivad need materjalid olla oluliselt kõrgema kvaliteediga. Näiteks TIN 18531 selle hüdroisolatsiooni materjalid, Soome TL2 ilmselt sellest läbi ei läheks, TL1 võib minna. Et selle aurutõkkekihi siis, selle aurutõkke arvutamise asjad tegi meile siin siis akadeemiline ringkond. Nii. Et me püüame sellest asjast nüüd siin mingisugust selgust saada, ma ei tea, kui kaugele see asi on saanud, et selle kohta on meil tekkinud päris tõsiseid küsimusi, aga soovitan kasutada vastavaid niiskustehnilisi simulatsiooniprogramme. Õhu- ja aurutõkke kihina kasutatavad materjalid, selleks on siis vastavad standardid, et üldjuhul kasutatakse bituumen, paane ja plastaurutõkked, siis aurutõkkekilesid. Neid on väga palju erinevaid ja on ka erinevad nendele esitatavad nõuded. Ka meil on siin minimaalne näiteks 0,2 millimeetrine kileaurutõkke, siis Kesk-Euroopas alla 0,5 ei tunnistata. Et bituumen aurutõketele on antud ka siin vastavad standardid, aga on ka Saksamaa TIN standardid olemas. Et jah, kõik need, mis Soome ja toimivates katustes ja rillides on, need ei lähe Kesk-Euroopa omadega kokku. Nii, meil on nüüd, tahtsime aurutõkke materjalide osas tuua sisse Kesk-Euroopa inseneeriat, aga kahjuks jäi üksinda või väga väheste toetajatega ja me kahjuks jäime ikkagi selle siin Soome aurutõkke materjalide peale, et võtke siis arvesse, et Kesk-Euroopast ja ka mujalt riikidest võite saada väga häid aurutõkke materjale, nad ei pea tingimata vastama Soome normidele, aga küll peab te oskama teha niiskustehnilist modelleerimist. Lisaks sellele Kesk-Euroopa kõiksugu aurutõkke ja aluskatete materjalide müüjatel on olemas kõikvõimalikud tarvikud, lahendused, kuidas teha aurutõkkekihist läbi viike, mida Soomes ja Soome inseneerias üldiselt ei propageerita ja ei näidata ja me lõikame ennast siis ära koos nende Kesk-Euroopa aurutõkke materjalidega ka nendest läbiviigu lahendustest ja võimalustest. Et seetõttu tahame me järgmises standardis sellega tõsisemalt tegeleda ja järgmises paranduses ja võtame ilmselt siis ka Alar Bielfeldi selles osas appi. Standardis muuseas on õnneks meil sisse pandud märkus, et standardist erineva aurutõkke projekteerimine on lubatud. Ainukene asi, et seda peab siis tegema pädev inimene ja seda peaks siis tegema pärast soojusniiskustehnilisi arvutusi projekteerimise käigus. Suure niiskuskoormusega, niiskuslisaga ruumidega hoonetel tuleb siis aurutõketele teha erilahendus või mitte ainult aurutõkkematerjalile, kogu katuse tarindile, seal enam mehaanilist kinnitust kasutada ei saa, et tuleb kas kõik kihid siis liimida, peale seda, kui on valitud välja vastava aurutakistusega, ST-väärtusega aurutõkkekiht, siis tuleb soojusisolatsiooni kihid, hüdroisolatsiooni kihid liimida, mitte ei või kasutada mehaanilist kinnitust või siis kasutada ballasti. Siin on nüüd näidatud kokku liimimist, et nagu räägitud jällegi Kesk-Euroopa inseneeria tunneb oluliselt rohkem igasuguseid võimalusi ja lahendusi, mida Soome inseneerias ja meie inseneerias käsitletakse kas üldse mitte või väga vähe, näiteks vahtliimidega kokku liimimist. On ka bituumenliimid olemas, aga on ka siis vastavad soojustusmaterjalid, mille peale võib liimida. On sellised, mille peale võib keevitada, näiteks toome pirrsoojusisolatsiooni materjalid, osade peale võib panna ainult ise liimuvaid või liimitavaid materjale, seal on jällegi vastavad punktliimid ja asjad, nendest tuleb meil varsti juttu.
või siis võib ka keevitada, kui on vastava laminaadiga pirn. Näiteks seda kõike peab teadma, et meie projektides tihtipeale kiputakse lahmima, projekteerija veel hullem arhitekt, saab kuskilt mingisuguse info kätte, ta ei oska neid omavahel seostada, joonistab lihtsalt asjad sisse ja siis pärast proovige neid asju järgi teha. Ja muidugi igasugused ise liimuvad ja liimitavad materjalid, külmliimiga liivitavad materjalid, nendel on teatavad paigaldustemperatuurid, mis eeldab siis seda, et me peame kas talvioludes kas telgi peale ehitama või saame siis alles kevadest sügiseni neid lahendusi teha. Et siin on nüüd üks näide ise liimuva alumiiniumfooliumiga bituumenaurutõke. ST väärtus 1500 meetrit, sobib ka ujulatele ja niisketele ruumidele, ainus asi, et ei tohi teha mehaanilist kinnitust. Siin on nüüd Evari tehtud objekt, üks Edeni kaubanduskeskus, siin küll sellist tohutu võimekusega aurutõket vaja ei ole, aga siin on jälle need Päästeameti nõuded, villakiht peab all olema, et sellel lasti siis läbi niimoodi, et aurutõkke kiht läheb alla, kuna tavalist bituumenpaanidega materjali on profiilplekile raske panna, seda ise liimuvat oli võimalik panna, ilmselt siis ka eelarve lubas ja pandi selline hästi võimekas aurutõkke kiht. Et see on ka väga vastupidav, isegi minusugune üle 140 kilokaalu tegelane võib seal peal kõndida, ei vaju sinna sisse, et muidugi see liimimine peab olema tehtud kuival ja soojal ajal, pluss temperatuuridega korrektselt. Et kui on juba madalamad temperatuurid, siis tuleb hakata kuuma õhupuhuriga kaasa aitama. Et väga hästi saab teha üles tõsteid, et olen isegi soovitanud, kui näiteks mingil põhjusel peate kasutama kileaurutõket, tehke vähemalt läbiviigud, liited parapetiga, liited seintega, muud ehitusosadega, et tehke selle ise liimuva alumiiniumfooliumiga bituumen aurutõkkega, saate korralikud lahendused, saate veeauru ja õhutihedad lahendused. Et kuidas aurutõkke kihti valitakse? Meil oli siin peale standardi ilmumist väga tõsine dilemma, meie poole pöördusid siin päris nimekad projekteerijad asjad, et kõige imelikum oli üks väga pikaajaliselt töötanud ehituskonstruktori küsimus, et kust me selle sisekliima saame. Kuulge, vabandage väga, kindlasti mitte katuse fassaadimeistrite liidust, et sisekliima peaks ikka ette andma see, kes sisekliimat kujundab, ehk siis tõenäoliselt kütte, ventilatsiooni insener, kes siis annab, missugune temperatuur hoonesse tuleb, või siis annab tellija selle oma lähteülesandes ette ja kütte, ventilatsiooni insener tagab siis oma seadmete vastava paigaldusega ja vastava võimekusega siis sellise sisekliima. Ja vastavalt sellele sisekliimale tuleb siis valida aurutõkke kiht ST väärtuse järgi, ehk siis kihi paksus korrutatud aurutakistusteguriga müü. Et Kesk-Euroopas on see hästi levinud, et seda tõendatakse siis kas sellise tinni järgi, sellise ISO või siis sellise EN järgi. Ma hakka neid numbreid siin ette lugema, et kuna te need materjalid saate, siis saate sealt välja lugeda. Et ST väärtus muidugi aurutõkkel tuleneb ikkagi kogu tarindi niiskustehnilisest toimumisest ja seda tuleb siis teha vastava modelleerimisprogrammiga. Et tavaolukorras, et on väga palju Euroopas ammu ilma tõendatud ja tõestatud katusetarindite lahendusi, mis töötavad tavalise niiskuskoormudega oludes, seal ei ole nüüd hädavajalik teha niiskustehnilist modelleerimist, aga endale vähemalt mingisuguse kindlustunde saamiseks on ta ikkagi parem teha. Näiteks meie projekteerija OÜ Anmeri teeb alati niiskustehnilise modelleerimise, kui annab mingi katuse renoveerimise või siis ehituslahenduse. Seal võib muidugi juhtuda ka seda, et külmal perioodil, eriti siin meie talveoludes, võib tekkida väike veeauru kondenseerumine hüdroisolatsiooni kihi alla, aga see on loomulik protsess, see kuivab sealt väga kergesti peale kütteperioodi välja, nii et sellega ei ole ka probleeme. Muidugi, kui sinna tekib ikkagi suurem veeauru kondensaat alla, siis tuleb hakata juba vaatama, mida siis teha, kas panna suurema ST väärtusega aurutõkke kiht, kasutada väiksema niiskustundlikkusega soojustusmaterjale või mõlemad korraga või kasutada suurema veeauru läbilaskusega hüdroisolatsiooni kihte. Kui ma nüüd peast õieti mäletan, siis Kesk-Euroopa inseneerias on ST väärtust kuni 0,5 meetrit on veeauru diffusioonile avatud, 5–10 meetrit on veeauru diffusiooni pidurdav, edasi tuleb
10–100 on veeauru diffusiooni takistav, 100–1500 on tõkestav ja veeauru tihe on 1500. Meie üldised aurutõkke kihid, 4 mm, 3–4 mm bituumenrullmaterjal, ST väärtus on siis kuskil vastavalt 60–80 meetrit, ehk siis veeauru diffusiooni takistav. Kahekihiline bituumenrullmaterjal, ST väärtus on seal kuskil 150–200 ja on siis veeauru diffusiooni tõkestav. Et sisuliselt on nad siiski mõlemad veeauru diffusiooni läbi laskvad kihid. Et jah, projektis arvestatakse siis kogu taktuse tarendi riiskuse režiimi vastavalt hoone sisekliimast, väliskliima parameetritest ja katuse tarendi siis ülesehitusest. Need on nendes modelleerimisprogrammides ka kõik olemas. Need muidugi maksavad raha, mida keerukam programm, eriti kallis on siis 2D dünaamiline. See on muidugi juba sõlmede ja peenemate asjade arvutamiseks. On ka selliseid tarindeid, kus see aurutõkke kihist on praktiliselt kama 2, näiteks vahtklaassoojustus. Absoluutselt soojusisolatsiooni materjal, mis on absoluutselt vee ja veeauru tihe. On ise ka aurutõkke kihiks, paigaldatakse kuuma või külma bituumeniga. Väga oluline on, et ka kõik vuugid oleksid täidetud bituumeniga. Et võtke nüüd 20 cm bituumenit, korrutage müüga läbi, vaadake, missugune tuleb aurutakistus, igal juhul väga suur. Nii et, aga on jällegi vahtklaasil ka erinevusi või selliseid olukordi, näiteks kui on veekeskus, millel on siis kas tsementplaadist või siis vineeridest selle soojusisolatsiooni alus. Nende vahekohtadest, kui te hakkate bituumeniga lodistama, siis see bituumen tuleb alla ja kindlasti määrib midagi sellist ära, mida määrida ei tohiks. Et siis tuleks kas need alus teipida või siis pannakse bituumen aurutõkke kiht, et bituumen sealt läbi valguks. Et sellised programmid, 1D staatiline programm, seda minu teada on ka soojusisolatsiooni materjali tootjatel, aga ka parematel projekteerijatel, Anmeril on ta olemas, meil on ta Alar Piirfeldil olemas, mida ta näitab, katusetarendi soojusläbivuskoefitsient ja U-väärtust, katusetarendi niiskustehnilist toimuvust ja võimaliku veeauru kondensaati tekkimist siis katusetarendi kihtides. Üldjuhul tekib see hüdroisolatsiooni kihi alla, aga teatavates tingimustes võib ta tekkida ka aurutõkke kihi alla või võib tekkida ka tagurpidi diffusioon, nagu näiteks külmhoonetel, et tekib aurutõkke kihi peale veeauru kondenseerumine. Et need on erinevad, need programmid, näitab seal perioodipõhist näiteks 3 kuud, kiirem, lihtsam ja odavam variant, aga kui tahate juba kuupõhist ja sellist peenemat arvutust teha, siis jah, tuleb juba doktori kraadi peale minna või mõnda peenemat programmi kasutada, et üldiselt need doktorikraadi tasemel niiskustehnilistest arvutustest käib Eestis peale akadeemiliste ringkondade ja Alar Piirfeld on ainukene, keda võib-olla Andrus Taljaru, võib-olla keegi veel käib sellest üle, aga neid insener on ikka väga vähe, kes doktorikraadi tasemel suudab teha neid keerukaid arvutusi. Aga on ka siis 1D dünaamiline programm, mis arvestab lisaks eeltoodule siis päikesekiirguse mõju niiskusrežiimile, hüdroisolatsiooni kihi temperatuur, see tähendab eelkõige sõltub see muidugi materjalist ja värvusest, ega ka bituumenrullmaterjal, mis võib minna siin 90–95 kraadi tumedam suvel kuumaks, aga näiteks heleda tooniga läheb seal 60–70, plastrullmaterjal võib-olla seal heledama tooniga 40–50 kraadi kuumaks, tumedam toon võib natuke rohkem minna. Näitab ka kihtide sorptsiooni niiskust ja siis igasuguste näitajate ajalist muutust. Et veel korra, et aurutõkke kiht tuleb valida siis ST väärtuse järgi vastavalt hoone sisekliimale, väliskliimale ja kogu katusetarendi ülesehitusele. Muidugi tuleb arvestada ka soojusisolatsiooni materjali niiskustundlikkusega. Et üldiselt meil enam levinud siis aurutõkke kihid jäävad kuskil sellesse vahemikku. ST väärtus 10–100 meetrini. Et tavaliselt alla 60 meetri olevat juba riskantne. Et üldjuhul sellise asja saavutamiseks piisab bituumenrullmaterjalist 3–4 mm
paksusega, kuigi nende näitajaid antakse ka erinevaid, et ei suudagi aru saada, kuidas soomlased suudavad saada tavalisele bituumen rullmaterjalile ST väärtuseks 400, kui siin Kesk-Euroopa omad ja ka meie arvutused näitavad, et ta on siin kuskil 102-kihilisel materjalil 150-200 vahel, kuidas saavad soomlased ühekihilisel ST 400, ei suuda ma tänase päevani aru saada. Selle kunagi ka Siim Rannik tegeles. Ilmselt on seal jällegi mängus see Soome marketing, et kindlasti peavad olema tuulutussoontega või difusioonikanalitega villad, et sellest räägime siin natukese aja pärast edasi. Kas sa kordaks palun üle, mis see ST väärtus on? ST väärtus on kihi aurutakistus, mis on siis kihi paksus korda müü, eks selle siis veeaurutakistus konfitsent. See on siis antud ilma suuruseta väärtus, mis on siis antud vastavates tabelites ette, kuidas need määratletud on ka üks väljub minu pädevuse piiridest, aga üldjuhul on ta, mida võib võtta, mineraalvillal on ta näiteks, millest paneb kõik pahinal läbi, on 1. Seisva lõhul on ta ka 1. Vahtklaasil on ta lõpmatus. Bituumen rullmaterjalil iga millimeeter on sisuliselt 20 meetrit ST väärtust, kusjuures bituumen rullmaterjalide müüd võetakse riigiti erinevalt, et ehitusõpikutes või ehitusfüüsika õpikutes on 20 000, siin Kesk-Euroopa, Saksa õpikus olen näinud 50 000, soomlased on võtnud isegi kuni 100 000, kuskil maailma 100 000 näinud ei ole, et võtta sa nüüd kinni, millise järgi sa pead arvutama. Üldiselt me oleme võtnud 20 000 bituumen rullmaterjalide müüks. Igal materjalil on see muidugi erinev. Ja kusjuures õpikud annavad ka erinevad, näiteks vahtpolüstereenile olen näinud selle müüväärtust 20, aga olen näinud ka 80. Et jah, natuke tuleb seda asja laiemalt vaadata. Seega siin meil tuleks väljuda projekteerimisel sellisest mugavustsoonist ja ka Soome inseneeria mugavustsoonist ja hakata tegelema siis piirdetarindi niiskustehniliste arvutustega, et tänu siin professor Kalamehele, kes on loonud terve doktorite või nende magistrite doktorite plejaadi meile või terve koolkonna, on neid arvutusvõimekusega insenere ka järjest rohkem. Ainus asi on see, et palja niiskustehnikaga ei saa suure kestvusega katusetarindit, pikaajaliselt kestvaid katusetarindit. Seal tuleb tunda juba ka materjale, vee isoleerimist ja muid asju, et asja tuleb vaadata kompleksselt. Et siin on ka see tabel teile antud, mis ma lugesin, tundub, et ma vist peast ei eksinudki. Et jah, difusiooni takistab, see on siis meil põhiline aurutõkkekihtide tavalises sisekliimaga hoonete põhiline siis difusiooni takistavad aurutõkke materjalid ST väärtusega 10–100 meetrit. Bituumen rullmaterjalid, hüdroisolatsioon siis 150–200, see jääb siis difusiooni tõkestavani. Kui on veekeskus, siis tuleb difusiooni kindel, ma ei tea, kui hästi see oranž siin näha on, ST väärtus 1500 meetrit ja üle selle. Et lähen homme just ühe veekeskusega tegelema, kus seda jälgitud ei ole, kus on mehaaniline kinnitus ja kus on siis ka aurutõkke kiht liiga väikse aurutakistusega. Rääkisin Kesk-Euroopa inseneeriast, kus on siis hästi palju igasuguseid tarvikuid läbi viikude jaoks, igasuguseid spetsiaalseid asju välja mõeldud. Siin on ühe aurutõkke ja aluskatte kihte müüva ettevõtte mingi näidised, nagu te näete isegi seinatepslitele on vastav karp, mida saab aurutõkke kihiga just liita, kaabli kõri läbi viia, juhtmeid läbi viia, kaableid, erinevad juhtmeid läbi viia, et neid igasuguseid asju on. Et sageli meil võtavad mingi hea saksa kaubamärgi ära, firmad ei viitsi nende nii-öelda siis tiluliludega tegeleda, müüb ainult kihte. Küsidega ta ei viitsi siis ka neid sulle otsida. Et jah, sellised tõsiseid tegijaid on kahjuks Eestis, kes viitsib ka tarvikutega tegeleda, on suhteliselt vähe. Nüüd selline järgmine tõsisem teema, soojusisolatsiooni kihid ja nende koormustaluvus. Eelmine standard lähtus meil puhtal kujul Soome inseneeriast, et aga kuna nüüd on tulnud järjest populaarsemaks muutunud päikesepaneelide paigaldamine, et minu suureks pettumuseks viimased Soome toimivad katused, rilli ma ei ole kahjuks läbi jõudnud lugeda, et
et räägib küll nendest päikesepaneelide paigaldamisest lamekatusele, aga mitte midagi ei räägita selleks, kuidas katus peab selleks olema ette valmistatud. Ja endiselt on Soome inseneerias kõik need koormusklassid, siin on küll antud hetkel tabel meie koormusklassidest, aga Soome inseneerias on nad oluliselt väiksemad, välja arvatud koormusklass 2, vanasti oli kunagi ka koormusklass 1. Kusjuures Soome inseneeriast on väga raske aru saada, mida siis konkreetselt, mille järgi projekteerija peab valima soojusisolatsiooni materjali koormusklassi. Üldiselt on see mineraalvilla põhine, kuna mineraalvillal on siis ka kõige väiksemad koormustaluvused. Et ka Eestis on siis koormustaluvust koormusklass 2, neid soovitatakse teha vaid ajutisele hoonele. Alumine siis, mida kasutatakse siis kandval profiilplekil 50 kilopaskalit, keskmine põhisoojustus 30 kilopaskalit ja 50 kilopaskalit pealmine. Kesk-Euroopas alla 60 kilopaskalise koormustaluvusega Saksamaal mineraalvilla lamekatuse tarindistesse ei lubata. Eestis on koormusklass 3, alumine 60, keskmine põhisoojustus 50 kilopaskalit, kui on mineraalvill, ja siis pinnasoojustus 60 kilopaskalit. Nüüd, kui tulevad päikesepaneelid peale, Kesk-Euroopas alla 70 kilopaskalit koormustaluvusega mineraalvilla ei tunnistata või üldse soojustusmaterjale. Isegi need teadusinstituudid, kes on teinud neid uuringuid, kahtlevad, kas 70 kilopaskalit on ikka piisav või on seda liiga vähe. Seetõttu oleme meiega võtnud, kui on päikesepaneelid, lähevad katuse tarindile peale, tuleb projekteerida miinimum 70 kilopaskalise koormustaluvusega mineraalvill ja hüdroisolatsiooni kihi alus oleks parem, kui oleks 80 kilopaskalit. Ma loeksin nüüd ette ühe küsimuse, mille Jaanus on küsinud. Natka Jaanus. EVS 932 ja RKS tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2025 on niiskusturvalisuse kohta eraldi nõuded, mis eeldavad nii ehitusprojektis kui ka ehitamise ajal niiskusturvalisuse tegevuskava koostamist. Kui need nõuded on täidetud, kas tulenevalt lamekatuste standardist tuleks veel midagi lisaks ette näha ehitusprojektis või ehituse ajal? Mul ei ole kahjuks ma ei ole jõudnud lugeda seda standardit. Kui see on Jaanus Natka, las ta kirjutab mulle meili peale selle küsimuse. Jaanus L. Ei tunne. Kui tal on minu meil, et äkki ta saab selle panna, ma ei ole teadlik sellest standardist või ütleme, ta on nii uus tõenäoliselt, et minuni ei ole see jõudnud. Ma ei oska vaadata, mis seal on. Ilmselt on seal ka teadusringkonnad mängus. Võib-olla tuleks see küsimus nendele esitada, et ma peaks selle kõigepealt läbi lugema, et kahjuks ei taha lahmida siin lihtsalt. Ütle nii, et hetkel ei ole pädev vastama. Aga jah, et kui te olete modelleerinud ja modelleerimisprogrammid näitavad, et kõik on õige, siis ei ole nendes ka põhjust kahelda. Eesti standardis siis, mis on toodud välja, pindpaigaldiste siis eelkõige on mõeldud päikesepaneele, tuleb siis teha koormusklass 4 järgi. Ja loomulikult, kui need on väga rasked, siis tuleb võtta tarvitusele vastavad abinud. Kesk-Euroopas näiteks kui kasutatakse mineraalvilla, siis on vastavad laminaadid veel viimasel hüdroisolatsiooni alusel peal. Kui näiteks on koormusklass 2 ja 3, ei tohi ilma lisameetmeid rakendamata pindpaigaldisi paigaldada. Näiteks tahate päikesepaneele panna vanadele katustele, tuleb paigaldada need pollaritele, kanduritele. Et samamoodi ka uutele, kui te ei taha kasutada neid suure koormustaluvusega soojusisolatsiooni materjale, kõige lihtsam on teha pirriga, selle koormustaluvus hakkab 100 kilopaskalist, ei ole mingit probleeme pindpaigaldisi paigaldada. Muide tuleb varsti slaid, Austrias on need nõuded oluliselt kõrgemad. Et koormusklassi 3 või 2 järgi on võimalik siis teha lühikese ja keskmise eluaega katuseid, aga jah, sinna ei tohiks siis mingit pindpaigaldisi otse katuse tarinditele panna. 99% meie, või vähemalt 95% võib-olla rohkem meie lamekatuse tarinditest, mis on tänaseks päevaks projekteeritud ja ehitatud, need tegelikult ei talu pindpaigaldisi.
Edasi on antud veel selline asi, et kasutatakse ju ka liimimismeetodeid soojusisolatsioonikihi paigaldamiseks ja siis EPS-plaatide minimaalne koormustaluvus peab olema 100 kilopaskalit. Muide, Kesk-Euroopas alla 100 kilopaskali survet koormustaluvusega EPS-i lamekatuse tarinditest kasutada ei lubata. Austrias 120 kilopaskalit, koormatud katustele nõutakse suuremat. Ja arvestatakse siis lühiajalist koormust 10%-lise deformatsiooni juures. Ainukene materjal, millel seda ei arvestata, on vahtklaas. Vahtklaas ei tohiks deformeerida, vahtklaasil ei ole deformatsiooni moodulit, see on üsna jäik materjal. Miks need koormustaluvused on aetud nii kõrgele? Et arvestage nüüd, et kui lamekatus peab kestma 50+ või hoone kestab 50+ aastat, siis ka soojusisolatsiooni materjal nende pindpaigaldiste all peaks samamoodi kestma 50+ aastat. Arvestades meie madala kvaliteedi klassiga hüdroisolatsioone, tähendab see seda, et vähemalt üks kiht pannakse selle aja jooksul peale, aga soojusisolatsiooni kihte ju välja ei vahetata. Ja mineraalvilladel on see dünaamiliste koormuste taluvus oluliselt väiksem kui vahtplastidel ja on niisugune masin nagu maratonimees, mis siis sõkub seda laboris seda mineraalvilla ja mineraalvilla struktuur kipub lagunema. Sellepärast ei kasutata mineraalvillasid naljalt ka käidavates liikluskoormusega kasutatavatel katustel, kuigi selleks on ka veel olemas teatavad lahendused. Siin on siis antud tavaline katus all 50, peal 60 kilopaskalit, pindpaigaldiste puhul all 70, peal 80 kilopaskalit. Et siis hoone, kui on päikesepaneelid peal. Nüüd jällegi selline energiatõhususe määrus, mis on erinevates riikides väga erinev. Et kohe vaatame seda, mis see on ka teistes riikides. Meie riigis on teatavasti siis alates, oli see nüüd 2015, 0,1 U-väärtus siis lamekatusel 0,1 kuni 0,15 vatti ruutmeeter kraadi kohta. Mitte-eluhoonetel 0,1 kuni 0,2 vatti ruutmeeter kraadi kohta ja kuni aastani 2010 oli see 0,22, soovitan 0,16. Nõukogude ajal oli see 0,7 kuni 1,0. Nüüd vaatame seda müstilisi kliimaolusid, kus peaksid kehtima teistsugused füüsikaseadused. Et esimene asi, mis me vaatasime, koormustaluvused, huvitav, et kui meil peaksid lumekoormused justkui suuremad olema, et miks siis meil ja Soomes lubatakse nõrgema koormustaluvusega soojusisolatsiooni materjal, et kas siis meil on mingisugused teistsugused füüsikaseadused, et meil mõjuvad pindpaigaldised ja lumekoormused teistmoodi kui Kesk-Euroopas, kusjuures ka Kesk-Euroopas on väga suure lumekoormusega rajoone, võtke ümber Alpide, Austria, Šveits, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, kes seal ümber Alpide kõik on, mõelge, mis lumekoormused seal on ja ka nendes riikides on lumekoormustsoonid erinevad ja nõuded sellel erinevad. Niisamuti ka, et Kesk-Euroopa lahendused ei sobi meie kliimaoludesse. Kui me hakkame vaatama katusetarind ülesehitust, millest see koosneb, samamoodi puitalustarind, profiilplekkalustarind, betoonalustarind, aurutõkkekihid on samasugused või sarnased, plast- ja bituumenrullpaanid, kusjuures Kesk-Euroopa omad on kõrgema kvaliteediga veel, soojusisolatsiooni materjalid täpselt samad, mineraalvillad, EPS-id, pirrid, XPS-id, vahtklaasid, hüdroisolatsiooni materjalid samamoodi väga sarnased, meil kasutatakse odavamaid ja madalama kvaliteediga, Kesk-Euroopas kõrgema kvaliteediga, Soome jääb sinna kuskile nende vahele, et aga muidu on ju põhimõtteliselt kõik üks ja sama, põhiline erinevus on soojusisolatsiooni paksuses. Toome nüüd selle müüdi kummutamiseks, et meil on kuidagi midagi eripärane Soome. Kunagi käisime Soome katuseliidu aasta koosolekul ja seal Jussi Jokinen, mis ta nimi oli, Isoverist tõi nüüd sellise näite, 76 kuni 2010 on soojusisoleerimine muutunud 55% rangemaks. 76 tuli teatavasti esimene rill siis välja. Aastani 2003 oli U-väärtus Soomes ka 0,22, edasi tuli 2007. aastani 0,16, nüüd on ta 0,09 ja soomlased tahavad minna 0,07 peale täitsa tõsimeeli. Ma ei kujuta ette, mis need soojustuse paksused hakkavad olema ja mis arhitektid nende mutimetroode peale ütlevad, et kui seintel lähevad ka need soojusisolatsioonid väga paksuks. Et aga mis me nüüd siis ütleme, et need, mis on tehtud
varasematel aastatel enne 2010 meil või 2015 meil ja 2010 Soomes, kas me ütleme siis, et need ei sobi meie kliimaoludesse või need ei sobi, või siis ei sobi need nõukogudeaegsed hooned, milles väga paljud meist on elanud ja kasvanud, paljud on tänase päevani renoveerimata, mis siis on, et laseme kokku või et ei sobi meie kliimaoludesse. Et töötasid siiamaani, töötavad ka edasi, iseasi on, et varem oli Bakuu meiega, nüüd enam ei ole, nüüd tuleb see kõik kinni maksta. Et aga nad on võimelised ju töötama, et ei ole katastroofi. Ja nüüd palusin Alar Biirfeldil modelleerida programmiga, et kui nüüd minna, ma väga kardan seda, et meie energiatõhususe need eestvedajad hakkavad seda järgi kõike tegema, et mida see siis tähendab, et klassikaline 200-220 mm element või monoliitbetoon kandetarindile, 500 mm mineraalvilla, 300 mm tepsi. Lisage siia kalded, lisake parapeti kõrgus, vaadake, mis selle katuse paksus tuleb ja küsige, vähemalt meeter, küsige nüüd arhitekti käest, mis nad arvavad. 300 mm-ga ja siis imestame, miks arhitektid ei oska projekteerida hooneid, kuhu soojusisolatsioonid ära mahutavad. Et räägime nüüd siis Kesk-Euroopast, mis siis väitetavalt ei sobi meie kliimaoludesse. Saksamaa, Austria, Belgia, U-väärtus 0,20, see tähendab parem kui meie 0,22 kuni 2010 aastani. Et kuidas me saame nüüd väita, et see ei sobi meie kliimaoludesse? Seal on ka erinevus, kas on eluhoonetel, temperatuuriks võetakse sisetemperatuur vähemalt 19 kraadi Celsiust, mitte elamutel 0,35, temperatuur vähemalt 12 kraadi, 12 kuni 19 kraadi mitte eluhoonetel. Seega väide, et need katusetarindid, Kesk-Euroopa lamekatusetarindid ei sobi meie kliimaoludesse, on laialt levinud tõendamata demagoogia. Ja Eesti ja Skandinaavia kliima ei ole Kesk-Euroopaga võrreldes nii kardinaalselt erinev, et meil siis kehtiksid mingid teistsugused füüsikaseadused. Eriti ei saa ma sellest aru, kui see kehtib, kuidas võib siis panna meil ja Soomes nõrgema koormustaluvusega soojusisolatsiooni materjale, kui meie kliima väidetavalt oleks justkui karmim. Ja mis kõige hullem, et kuni Läti piirist ülesse poole hakkavad meil ka tuli teistmoodi levima, et mis imekliima see küll on, kus siis ka tuli teistmoodi levib. Et kuni Läti piirini levib ta täpselt samamoodi nagu Kesk-Euroopas, Valgast ülesse poole hakkab ta teistmoodi levima. Et millega seoses siis näiteks Pirri tuletaluvus on oluliselt alahinnatud ja mineraalvilla oma minu arust ülehinnatud. Kahjuks selles teemas ei ole mul võimalik näidata, ei ole aega lihtsalt neid videosid näidata ja ka neid tõestuse. Muide ka soomlased on teinud laborites tõestusi, kus näidatakse Pirri oluliselt paremat tuletaluvust, kui seda meile serveeritakse. Et ja siin on slaidi peal ka, et Kesk-Euroopa ja ka Lõuna-Euroopa katusetarindid muide on väga sarnased meie omadega. Kusjuures Lõuna-Euroopas näiteks passiivmajad väidetavalt tulevad Itaalias üleüldse välja mõeldud, kunagi Tiit Massa artiklist sai loetud, et seal on ju jahutusvajadus ja mida väiksema ja õhem on see soojusisolatsiooni materjal, seda suurem on hoone jahutusvajadus ja seda suurem on ka energiakulu. Et loomulikult pakub siis Kesk-Euroopa inseneeria oluliselt rohkem igasugused valikuid, mida me siin varsti saame ka näha ja mida meil kahjuks praktiliselt ei tunta, aga võiks hakata tundma. Et sarnane olukord on muide ka fassaadides, maa-aluste konstruktsioonide isoleerimises, nii soojus kui vee isoleerimises, et Kesk-Euroopa vee isoleerimine, nii põrandate, maa-aluste konstruktsioonide, basseinide oma on oluliselt täiuslikum kui Soome ja ammugi meie oma. Tõsi, Alar Biirfeld on õnneks tehtud päris kõvasti tööd ja on neid Kesk-Euroopa inseneerijaid ära tõlkinud, ta on avaldanud selle kohta ka artikleid ja minu teada ka mingeid juhendkaarte. Nüüd, mis EVS siis räägib EPSi kohta? Tuleb kasutada muidugi lamekatusetarindite soojusisoleerimiseks kasutatud EPS-plaate. Me ei saanud ikka seda koerasaba raiutud ühe korraga, peame 2 korda raiuma, et soovitada mõõt 1250 korda 1000, et muidu 1250 korda 1500, jällegi piiratud inseneri ressurss, me oleme sunnitud kasutama ka tootjate ja katuse ehitajate abi
või nendel on ka siis päris suur sõnaõigus selles, et kohe hakati vinguma, et me peame töömeestele rohkem maksma ja nii edasi. Et muide, olgu mainitud, ma siin natuke kirun küll Soome inseneeriat, aga Soome inseneerias on täpselt samasugune mõõt. Ei tohi paigaldada suuremaid EPS-plaate. EPS-plaatidel on teatavasti mahu kahanemised ja need meie 3-meetriste, 4-meetriste penodega tehtud tarinditest, kui te lahti võtate, lükka käelaba tavaliselt plaatide vahele. Et vahel on isegi töömehi süüdistatud selles, et nad ei ole soojusisolatsiooni plaate kokku pannud. No isegi kõige laisemal töömehel või kõige lohakamal töömehel juhtub mõni plaat vahel ikka kokku minema ja teine asi kokku lükata plaate on oluliselt kergem kui käelaba suuruseid laiuseid vahesid sinna sisse jätta. Et loomulikult soojusisolatsiooni plaatide paigaldamisel peavad olema siis vuugid eri kihtide ja ka sama kihi vuugid olema siis nihkes, et ei tekiks ristmustreid sisse. Nüüd selline hea soojusisolatsiooni materjal nagu XPS, mitte veetihe, aga vähese veeimausega materjal, mida kasutatakse siis maa-alustes konstruktsioonides, aga võib kasutada ka seinaisolatsioonides, loomulikult ka katuses. Meil on tuntud kui pööratud katuse materjal, tegelikult ei ole mitte mingisugust keeldu kasutada teda ka tavapärastes ülesehitusega katuse tarindites, kui tahame saada suuremat koormust taluvust. Ja olgu siin ette öeldud, mis tuleb küll lõpupoole, kasutatavad katuse tarindid, jällegi Soome inseneeriast meile levinud tobe dogma, et kui on autoliiklusega või isegi jalgse liiklusega koormatud katus või haljas katus, tuleb ilmtingimata teha pööratud katus. Kesk-Euroopa inseneeria sellist jama ei tunne, võib teha mõlemat pidi, võib teha tavapärase katuse ülesehitusena, võib teha pööratud katuse ülesehitusena. Kesk-Euroopas on rohkem levinud tavapärase ülesehitusega katuse tarindid, kus siis hüdroisolatsiooni kiht on soojusisolatsiooni peal. Loomulikult tuleb kasutada vastava koormustaluvusega materjal. Võimalik on teha ka raskema autoliiklusega katuse tarindeid tavapärase ülesehitusega. Tuleb kasutada lihtsalt vahtklaas soojusisolatsiooni. Nii, XPS tavapärase, see on küll messi stendi peal tavapärase katuse tarindi juures. Siin on näha ka lumetõkke läbiviigud, et eriti plastpaanide peal on hästi olulised need lumetõkked välimise äravooluga katuse tarindil, et hästi libedad, et siit ei läheks siis suured lumemassid liikvele. Siin on tehtud muidugi vastavad läbiviigu lahendused ja ka siis selle lumetõkke kinnituslahendused. Et plastrullmaterjale muidugi jällegi, millest tuleb siin ka juttu, on oluliselt rohkem liike kui PVC. Nii, PIR, mis on siin viimasel ajal hakanud tänu tootjate ja maaletoojate nii lobitööle kui ka siis katuse- ja fassaadimeistrite liidule üha rohkem levima. Kesk-Euroopas on ta hästi levinud, hästi palju katuse tarindid tehakse. Põhjamaad on miskipärast rohkem olnud mineraalvilla usku. Ja tegelikult võiks Põhjamaad kas koonduda koos Baltikumiga või siis hakata võtma üle Kesk-Euroopa inseneeriat. Muide, jällegi see sama Soome inseneeria, mida ma kirun, et ega soomlased lähevad ka üha rohkem Kesk-Euroopa poole, mitte Kesk-Euroopa liigu Soome poole. Et käivad hästi palju nooremad insenerid seal meiega koos ka Saksa messidel, oleme seal palju näinud ja arutlenud ja nad hakkavad jõudma ka nendest dogmatest välja ja rohkem kõrtsilaua taga julgevad nad meile juba tunnistada, et Kesk-Euroopa inseneeria on õigem, et meie oleme õigel teel, aga nende enda inseneeriasse kipub kahjuks hästi konservatiivne ja hästi aeglaselt see sisse jõudma. PIR-plaadid, muide Soome ja ka Eesti on PIR-i üsna hästi vastu võtnud. Soomes on minu teada 3 tootjat ja PIR-i tootjate see tugev vastandumine mineraalvilla tootjatele on hakanud juba ka inseneeriat natukene mõjutama. PIR-plaatidel mõistetakse siis vahtpoluuretaani taolist materjali. Tal on poluisotsüaronaatvaht, on ta õige nimi, aga proovige välja öelda. Et tavaliselt siis hea on kasutada lühendit PIR. Ta on tavaliselt laminaadi kihtidest koosneb nii peal kui all. Poluisotsüaronaatvahust komposiitplaat soojustus. Nii läheb ka keel sõlme. Üldjuhul põhiliselt toodetakse laminaadiks õhukene alumiiniumfoolium leht, mis on meil siis ka poodidest ja ka rahvale rohkem tuntud. Aga võidakse kasutada peal ka ja all
polüesterkangast, vaid spetsiaalset paberit. Ilma laminaadita kipub PIR-plaat mängima ja kaarduma, selle tõttu peavad nad olema laminaatidega. Koormustaluvus 100–180 kilopaskalit, sobib väga hästi koormatud katuse tarindile, alates 120 sobib ka käidavate katuste tarinditele, 150 alates siis, kui on need katuse terrasside jalad, et siis peab olema 150 kilopaskalit, suurepärane materjal, väikese niiskustundlikkusega, sobib tavapärastele lamekatustele, kergematele koormatud katustele, klass N1 Kesk-Euroopa inseneeria järgi, väiksema koormusega haljaskatuse tarinditele ja siis ka katusterrasside soojustamiseks. Lahti muide on PIR-katust jube raske võtta, jube kergelt läheb tükkideks ja seda korralikku tükki välja lõigata on äärmiselt raske. Et PIR-plaatide paigaldamisel ei tohi kahjustada vooliumit või mõnda muud tüüpi laminaati, et hakkab plaat mängima, et unustage ära igasugused tuulutuse peakanalid või tuulutus- või difusioonikanalid, nimetage neist kuidas tahate, neid ei tohi teha PIR-plaatides. Rääkimata, et PIR-soojustusega katuse tarindile villakihtide peale või alla panemine või isegi tuletõkkesektsioonide tegemine on tegelikult paras solkimine. Väheneb või suureneb niiskustundlikkust katuse tarindil, tuletundlikkus või see tuleohutus paraneb suhteliselt vähe. Mehaaniline kinnitus on lubatud, mitte ainult lubatud, vaid ka kohustuslik. Et üldiselt annab selle ette tootja, kui meil on kahekihiline PIR-plaatide soojusisolatsiooni kiht, alumised plaadid tuleb fikseerida ühe tüübliga, pealmised plaadid, tavaliselt on neid 6 tüüblit, seal antakse ka ette, kui kaugele äärest ja plaadi nurgast võib panna kinnitusvahendeid, kusjuures plaatide eraldi kinnitamine tuleb teha sõltumata sellest, kas hüdroisolatsiooni kiht kinnitatakse mehaaniliselt või mitte. Et erandiks on liimkinnitus. Liimkinnitusega ei ole enam vaja siis teha mehaanilist kinnitust, kui tuulekoormuse arvutused seda just ei näita. Et siis ei ole vaja kumbagi kihti, kui tehakse plaadi vahtliimidega kinnitamine või bituumenliimidega kinnitamine, jällegi, et ei ole vaja siis teha mehaanilist kinnitust. Unustage ära igasuguste Soome marketing, et igasugused tuulutuse peakanalid, see on rikkumine. Et niisugust asja ei tohi teha. Kui siia üldse villakiht peale panna, unustage ära mingid difusioonikanalitega mineraalvillad. Õnneks nüüd on nii Eesti kui Soome läinud nüüd üle sellele, et ei ole kohustuslik enam mineraalvillakihi paigaldamine. Võib panna ka PIR-plaadi peale, võib panna ka otse hüdroisolatsiooni kihi. Aluskiht pannakse siis kas mehaanilise kinnitusega või liimitav, ise liimub. Ainus asi, et ei tohi olla lausliimumist on vastavad materjalid, millel on all siis triibud, mummud, rombid, et siin pidid levima mingisugused gaasid, mis peavad siis välja saama. Et tootjad näevad ette, et peavad olema sellised lahendused. Pealmise kihi võib keevitada. Seal on muidugi jällegi keevitamisele omad nõuded, et keevitatakse rulli pealmist pinda, mitte ei lasta leeki vastu seda alumist kihti. Niimoodi tehakse muide Saksamaal isegi EPS-katuseid. Et veel üks asi, et Kesk-Euroopas ei tunnistata mingisuguseid kompotte, et mineraalvill pluss EPS, mineraalvill pluss PIR, PIR pluss EPS, pannakse monoliitmaterjal, kas on mineraalvill, kas on PIR, kas on EPS. Et kuna tuli levib seal teistmoodi, siis saab seal selliseid lahendusi ka kasutada. Muidugi EPS-lahendused on ainult teatavates tingimustes, mida ka sealne Päästeamet siis aktsepteerib, et seda ei või igal pool kasutada. Meil on jällegi see, nii Soomes kui meil, Päästeamet nõuab miskipärast, et kuna PIR ei tunnistata veel tavapärase või klassikalise soojusisolatsiooni lahendusena nagu mineraalvilla ja EPS-i, siis peavad olema tuletestid tehtud igale PIR-ile, igale soojusisolatsiooni materjalile kui ka siis nendele hüdroisolatsiooni materjalidele. Kui te näiteks Rekitseli PIR-iga on tehtud Katepali hüdroisolatsioonidega tuletestid, kui te tahate Icopali või Kerapiti kasutada, siis peavad olema eraldi tehtud. Kui te nüüd on Kerapitiga näiteks tehtud ja Rekitseliga tahate panna Ico PIR-i, peate tegema jälle eraldi testi. Et niisugust jama Kesk-Euroopas ei ole, seal on ikkagi vastavad lahendused, vastavad materjalid on ära testitud, siis võib kõigile PIR-idele panna mis tahes bituumen, mis tahes plastrullmaterjal. Et
Eestis ja Soomes kahjuks sinnani veel jõutud ei ole ja kui Kesk-Euroopas sellist asja räägitakse, siis küsitakse, et kas need inimesed, kes teil seda asja teevad, on ikka asjas pädevad. Et väga raske on vastata ja seletada, aga meie Päästeamet on kahjuks ülimuslik, et Kesk-Euroopas käivad Päästeamet, erialaliidud, materjalide tootjad, kõik teevad koostööd, seal arvestatakse nii inseneeria, niiskustehnika kui kõige muuga. Meil lihtsalt jõupositsioonilt pannakse surve peale ja seetõttu tihtipeale solgitakse neid piirkatuseid mineraalvillaga. Et väheneb ka koormustaluvus, muide mitte ainult niiskust, ei suurene niiskustundlikkus. Norras messi peal samamoodi näha liimitavad pirplaatidega lahendused, kui on messi peal, siis on tavaliselt ka juba ehituses. Kesk-Euroopas vahtliimidega väga tugevasti võtavad kinni, vahtliimidega liimitud lahendus, siin veel plaat peale liimitud, ilmselt on siis mõne suurema koormustaluvusega katused. Pirriga saab tehakse igasuguseid tükke, tehakse kolmnurkliiste tehakse muidugi kõikidest soojusisolatsiooni materjalidest, kaasa arvatud vahtklaas. Et ei panna jällegi nagu soomlased meile õpetavad, nii meie ja Soome teeme puidust, puit on teatavasti igavesti elav nagu onu Lenin, et mängib, tal on niiskusdeformatsioonid, et Kesk-Euroopas kasutatakse ikkagi kas plast, kummi, soojusisolatsiooni materjalidest või bituumenist materjali. Muide, need on saadaval ka Soomes ja ka kasutatakse neid, aga vähesel määral, et näiteks Vilpe tehas toodab kambrilisi plast-kolmnurkliiste ja ma ei tea, kust kohast nad nüüd toovad või nad teevad ise, on ka juba bituumen liistud. Nii, vaatame veel paar slaidi ära, siis teeme lõuna. Et nagu näete, pirkalded, pirisolatsioon, parapeti isolatsioon, parapeti pealt kaldega plaadid, neid on muidugi ka erinevatest materjalist, kõike saab pirist teha. Kolmnurkliistud on lamineeritud, et nad liiga kergesti katki läheks. Nii, aga näidatakse mulle vaheaja, pärast räägime siis vahtklaasist.